täna on selline ajalooline sündmus siis, kus siis niisuguse hea toreda kombe kohaselt saab tellija maha võtta siis ehitusele püstitatud sarikapärja ja püüame siis selle siis niimoodi sealt ülevalt alla saada. Ja kena komme on ehitajatele ka väike selline pidulauakene katta ja kuna ilmad on suhteliselt talvised juba, siis otsustasime seekord siis ehitajate laua katta meie restorani konvendihoonesse. Aga ma ei tea, siis siuke mõte, et läheks siis, võtame selle pärja alla. Ja enne täname kõiki, kes on sellesse projekti panustanud ja kaasa aidanud, et hetk on tõepoolest auväärne. 80 aastat on olnud see hoone katuseta ja kõige suurem tänu ehitusmeestele, et tegime ka väikese segukoti teile siia, et ükski ka, kes on palju panustanud, seda täna ei ole, et see on siis meile ja teile. Aitäh! Nüüd tuleb siis minna pärja. Kohe tuleb meil appi ka, et natuke ootame. Lembit Paal ja mis me kirjutame sulle selle projektiga seoses tiitritesse, et mis asjapulk sa siin oled? Mina olen Põltsamaa vallavara osaühingu juhatuse liige. Ja selle projekti juht? Ja selle projekti juht, jah, kui nii võib öelda, kuigi meil on Põltsamaa vallavaras eraldi ka arendusjuht, kelle otsene töö ongi see projektijuhtimine, siis ehituslik pool on nagu minu kureerida. No mis te siin teete? Mis siia valmib? Võib vist öelda küll, et vägagi mahukas. Jaa, ma arvan, et see on aastakümnete järel üks suurimaid investeeringuid, mida see Lossi kompleksi tehtud on. Väiksemaid töid on siin ennegi tehtud, kuid sellist mastaapset suurejoonelist ehitist kindlasti mitte. Ja juba tuleval aastal augustikuus ilmselt saame avada selle minu selja taga seisva väravahoone, kuhu siis tuleb meil püsinäitus ja ekspoala, siia tuleb külastuskeskus ja paralleelselt väravahoone ehitusega käivad ka tööd Lossis. Lossi me teeme siis, korrastame kõik müürid ja Lossi tuleb ka vaateplatvorm Lossi torni, nii et koos seda katva kupliga, nii et see küll valmib 2 aasta pärast, aga ütleme, lähima 2-3 aasta perspektiivis muutub see Losshoov lausa tundmatuseni. No võiks arvata, et Põltsamaa vald on üks igavesti rikas vald, et nii suure ehituse ette saab võtta, et kust raha saite? Jaa, tuleb tõesti öelda, et Põltsamaa vald on viimastel aastatel väga palju investeerinud. Eelmisel valitsemisperioodil minu mälu järgi lausa 17 miljonit, mida siia valla erinevatesse objektidesse on pandud, aga see konkreetne objekt on siis kogumaksumusega ligi 3 miljonit, millest küll 2,5 miljonit on riigi raha, aga 0,5 miljonit valla omaosalus, nii et selle 3 miljoni eest ma arvan, et saame tubli tulemuse. No hetkel, kui need ehitustööd käivad, kas inimesed vaatlemas võivad käia? Ja inimesed käivad väga aktiivselt. See huvi selle ehituse vastu on tegelikult raugematu. Iga päev võib siin uudistaid näha ja me püüame ise ka hoida oma vallaelanikke ja eestimaalasi kursis selle ehitusega. Meil on aktiivne Facebooki leht ja postitame ka oma kodulehe peale fotosid. Nii et kõik on teretulnud, loomulikult silmas pidades üldist ohutustest. Terve see Lossi hoov on täna üks suur ehitustander. Nii et järgmisel suve lõpus on inimestel igal juhul põhjus siia Põltsamaale sammud seada. Jaa, igal juhul on põhjus siia sammud seada
ja tulge külastama ja noh, ega meil on ka siin ehituse aeg vaatamist väärsed küll ja veel, et avatud on Põltsamaa muuseum, Põltsamaa turismiinfopunkt, meil on siin meistrite maja, kus on erinevad näitused, toimetavad kunstikool ja värkstuba, on kangrukoda, on riidedisaini Katre Arula niisugune moestuudio. Nii et vaatamist, uudistamist küll ja veel. Aitäh! Усіх бригаду. Sì, beato, no, ja. Первый канал. Super, super, все. Махайте руками, кочите, кошати. Так, я не викінчуюсь. Ну, хочете, давайте і так, не треба. Глядати довго. Так як Минику не буде глядати. Ура! Ура! Махай, Вася, махай рукою. Якась не увидите, хоч прийдь. Kui ma 2019. aastal siia lossi tulin, siia vallavarasse, siis see vaatepilt, mis siin avanes, ei olnud nagu kõige toredam või kuidagi see ükskõik kuhu selle pilgu suunata igal poole vaatas suur töö vastu. Aga täna on nagu hea meel tõdeda, et tegelikult asjad on nagu liikunud väga kiiresti ja lausa nii kiiresti, et see on paljudes tekitanud usku, et see Põltsamaa loss võibki lõpuks valmis saada või valmis ehitatud saada. Ja 2019-2020 ehitasime muuseumi poole valmis, said uus näituse osa, teise korruse ettevalmistused. Oleme jõudnud meistrite maaga praktiliselt lõpule ja kui sel aastal lõpuks juulikuus sai ehitajaga leping sõlmitud ja lahti läks siis väravoone ja ka lossi ehitus, siis on see sigil-sagil siin lossi hoovis olnud tõepoolest nii suur, et need muutused on iga päevaga märgata ja paljudki tuttavad on seda tähele pannud ja tegelikult mis seal salata, eks kiidusõnu on üsna tihti nagu kuulda olnud, et ikka asjad nagu liiguvad, nii et kõigile suur tänu ja täna on ka see päev, kus me tegelikult on nii-öelda sarikapidu, aga teistpidi on see pidu ka meie oma ehitusmeestele. Teatavasti on meil ka vallavaras oma ehitustiim, kes on ka kõik Ukrainamaalt või ongi kõik Ukrainamaalt ja ka nendel on täna viimane tööpäev ja siis nad lähevad siis mõneks ajaks oma koduste juurde, et siis taas jaanuaris tagasi tulla ja jätkata siin siis seda ehitust, mida jätkub veel paariks aastaks loodetavasti. У меня по-русски, не очень хорошо, потому что своими коллегами, беседуем с ногами и руками, но как-то я попробую. Мы здесь что вы делали за это и 3,5 месяца, это огромная работа.
И большое спасибо вам. И надеемся, что это все пойдет по плану. И в следующем году, в августе где-то, открываем это здание, которое сегодня. Ну вот, и своими строителям тоже большое спасибо. И встретимся тогда где-то в январе. Nii et aitäh teile ja ma ei tea, et siis härrasmehed siin võib-olla siis palavad pitsi välja ja